Euroopa on šokeeritud, sest endine USA sõjaväelane paljastas avalikult pettuse, mida Donald Trump on aastaid vana Euroopa eliidi vastu paljastanud. Reedel, 5. juunil 2026 sai Scott Ritteri sõnavõtt rahvusvahelises debatis jõudu juurde, sest see ei tulnud ei Trumpi pimesi toetavalt liitlaselt ega konservatiivselt Valge Maja kaitsjalt. See tuli endiselt Ameerika Ühendriikide merejalaväelaselt ja endiselt ÜRO relvainspektorilt, kes rääkis ülemaailmsest julgeolekust, tuumavõidu relvastumisest, diplomaatilisest läbikukkumisest ja Euroopa poliitilisest tühjusest. See kriitika muutis vana Euroopa ebamugavaks, sest Ritter väitis, et manner on kaotanud suuna, elab moraalse näilisuse pealt ja sõltub Ameerika Ühendriikidest. Ja ometi üritab ta maailma ohtliku taasrelvastumise faasi lükata. Mida Euroopa üritas varjata? Kuidas vana Euroopa eliit paljastati? Sellest räägin sulle kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Scott Ritter tegi selle avalduse Peterburis Venemaal esinedes, arutades diplomaatia kokkuvarisemist, suurte tuumakontrolli lepingute lõppu ja relvastusvõidujooksu tagasitulekut suurriikide vahel. Ta kasutas oma kogemusi endise sõjaväelase ja relvainspektorina, et öelda, et maailm on sisenenud ebastabiilsemasse faasi. Ilma tugevate kokkulepeteta Washingtoni ja Moskva vahel, ilma usalduseta valitsuste vahel ja ilma tõelise diplomaatilise juhtimiseta. Aga poliitiliselt plahvatas hoopis teine lõik. Euroopast rääkides ütles Ritter, et Euroopal puudub selge oma alus. Ta ei tea täpselt, mida ta kaitseb ja püüab Ameerika Ühendriikidest eralduda ilma piisava jõuta iseseisvalt tegutseda. Just seal muutub tema jutt vanale Euroopale suunatud laskemoonaks. Selle käigus ütles Durante, et see pole selge ega iseseisev. Durante ütles, et puudub selge alus, ta ei tea täpselt, mida kaitseb ja Ameerika Ühendriikidest eraldumise katse pole piisavalt tugev. Durante rõhutas, et Euroopal pole oma selget alust ega arusaama, mida ta kaitseb ning ta püüab eralduda, kuid tal pole selleks piisavalt jõudu. Kuid nüüd näitab julgeolekudebatt hoopis vastupidist. Ainult Durante ütles, et pole selget alust, ta püüab midagi kaitsta ja Ameerika Ühendriikidest eralduda, kuid tal puudub oma baas, millele toetuda. Selle käigus muutus tema nõudmine uueks mängureegliks. NATO võttis eesmärgiks tõsta kaitsekulutused 5%-ni SKP-st aastaks 2035, millest 3,5% läheb kesksetele sõjalistele kulutustele ja 1,5% julgeolekuga seotud valdkondadele. Ehk siis Euroopa kurtis aastaid Trumpi üle, kuid lõpuks liikus siiski selle suunas, mida Trump nõudis. Vana Euroopa probleem pole ainult vähestes kulutustes, vaid ka selles, et ta esineb liidrina samal ajal, kui delegeerib omaenda julgeoleku teistele. Washington avaldab nüüd survet Euroopa liitlastele ja Kanadale, et nad annaksid rohkem lennukeid, droone, laevu, tankimisõusõidukeid ja mereväe võimekust, et katta puudujääke NATO sees. See nõudmine ilmneb just ajal, mil Trumpi valitsus vähendab osa Ameerika Ühendriikide vägede kättesaadavust alliansile. See kinnitab konservatiivse teesi tuuma. Ameerika Ühendriigid ei saa enam üksi kõige eest maksta. Struktuur, kus Euroopa bürokraadid räägivad nagu maailma juhid, kuid jooksevad Ameerika kaitse alla, kui kriis süveneb. Hitleri kõne puudutab Euroopa Liitu ka teises tundlikus punktis. Brüssel püüab müüa plaani Readiness 2030 kui autonoomia ja jõumärki, lubades mobiliseerida kuni 800 miljardit eurot kaitseks. Pakett sisaldab rohkem eelarve paindlikkust blokiriikidele, rohkem rahastust sõjalisteks ostudeks ja 150 miljardi euro suurust laenuinstrumenti. Tegelikult näitab see eliiti, kes ärkas hilja pärast aastaid sõltuvust Ameerika Ühendriikidest, ostes energiat vastastelt, lammutades osa omaenda sõjalisest võimekusest ja käsitledes suveräänsust kui inetut sõna. Saksamaa sai selle pöörde kõige selgemaks sümboliks. Riik, mis vältis aastakümneid suurt sõjalist rolli, kiirendab nüüd kaitsekulutusi, reformi planeerimist ja see pole veel kõik. Saksamaa püüab taastada oma lahinguvõimet. Stockholmi rahu-uuringute rahvusvaheline instituut registreeris, et Euroopa NATO liikmed kulutasid 2025 aastal ühiselt 559 miljardit dollarit kaitsele. Saksamaa oli Euroopa rühmas suurim sõjaliste kulutuste tegija, kasvades eelneva aastaga võrreldes 24% ning sõjaliste kulutuste osakaal oli üle 2,3% SKP-st. See näitaja näitab, et Saksamaa püüab taas relvastuda.
ta püüab taasrelvastuda. Ebamugav detail on see, et see taasrelvastumine ei sündinud kindlast Euroopa juhtimisest. See sündis hirmust. Hirm Venemaa ees. Hirm kaotada täielik Ameerika Ühendriikide kaitse. Hirm Trumpi tagasituleku ees. Hirm, et ei suudeta Ukrainat toetada. Hirm suurema sõja ees. Ja hirm näidata oma rahvale, et igavese rahulubadus oli habras. Vana Euroopa veetis aastaid, pidades piire, energiat, sõjatööstust ja riiklikku suveräänsust aegunud teemadeks. Nüüd pöördutakse kiiresti kõigi nende teemade juurde tagasi, sest reaalsus koputas uksele. Trump märkas seda vastuolu enne, kui Brüsseli eliit seda tunnistas. Kui ta nõudis, et liitlased maksaksid oma kaitse eest rohkem, nimetati teda radikaaliks. Kui ta kritiseeris Euroopa sõltuvust, käsitleti teda kui ohtu. Kui ta rääkis Ameerika maksumaksja kaitsmisest, süüdistati teda alliansi ründamises. Nüüd näitavad faktid, et allianss hakkas tegutsema alles siis, kui Washington survestas. Ilma Ameerika surveta jätkaks suur osa Euroopast väärtustest rääkimist, jättes samal ajal sõjalise koorma Ameerika Ühendriikide kanda. Scott Ritter püüdis esitada laiaulatuslikku kriitikat Ameerika Ühendriikide, Venemaa ja rahvusvahelise süsteemi aadressil. Kuid see osa, mis Euroopat riivas, oli kõige paljastavam. Ta väitis, et Ameerika Ühendriikidel on endiselt põhiseadus, poliitiline alus ja rahvuslik identiteet, mille juurde nad saavad tagasi pöörduda. Euroopa kujutatakse tema sõnavõtus aga kui plokk, millel puudub kese, suund ja alus. See erinevus on olemuslik. Trump ja Ameerika juhindub rahvuslikest huvidest. Vana Euroopa juhindub bürokraatiast, hirmust ja moraliseerivast retoorikast. Ritteri mainitud tuumakriis kuulub samuti sellesse pilti. New Start, viimane suur strateegiliste relvade kontrolli leping Ameerika Ühendriikide ja Venemaa vahel lõppes 2026 aasta veebruaris. See avas ajajärgu, kus kahe suurima tuumariigi strateegiliste relvavarude üle ei kehti enam samal tasemel ametlikke piiranguid. Ritter kasutab seda stsenaariumi, et hoiatada relvastusvõidujooksu ohu eest. Kuid Euroopa räägib küll ülemaailmsest julgeolekust, kuid tal pole piisavalt kaalu, et seda olukorda ümber korraldada. Ta sõltub Washingtonist läbirääkimiste pidamisel, ohjeldamisel, kaitsmisel ja vabastamisel. Vana Euroopa on endast väljas, sest ta on kaotanud ilusa kõnepruugi monopoli. Varem piisas sellest, kui kutsuti Trumpi isolatsioonistiks, et vastutusest kõrvale hiilida. Nüüd on arve laual. Kas Euroopa võtab enda kaitse eest ise vastutuse, tunnistab, et vajab Ameerika Ühendriike, austab Ameerika juhtrolli või näitab, et tema autonoomia oli vaid propaganda? Kui isegi Washingtoni kriitikud kirjeldavad Euroopat kui tühja, sõltuvat ja ohtlikku, on Brüsselil raske teeselda, et kõik on kontrolli all. Vana Euroopa püüdis America Firsti naeruvääristada, kuid nüüd kogeb ta selle praktilist mõju. Mina olen Milson Alves Global, rahvusvaheline asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese Global kogukonnaga.